puudutuse privileeg. See Daniel Pikkase kollektsiooni käsitsi valmistatud Pärsia vaip asetseb mustal siiditaustal, mis on sile ja sügav nagu vaikne öine taevas. Sellele pimedusele ilmub esimene kiri, mis on kootud tumesinisest siidist, kasutades Vana-Rooma kirjastiili. Tähed kannavad endas klassikalist väärikust, kuid tumesinise värvi kasutamine mustal taustal muudab need raskesti eristatavaks. Madal kontrastsus sunnib vaatajat lähemale kummarduma, otsima ja pingutama, et sõnumist aru saada. Sõnum kõlab, pimeduses särab sinu sisemine valgus veelgi eredamalt, juhatades sind saavutama midagi erakordset. Otse selle vaevu märgatava Rooma kirjastiilis teksti peale ilmub teine kiri, punktkirja ehk braili tõlge, mis on kootud mustast ja sinisest villast. Iga puutetundlik punkt kerkib väikese, hoolikalt kujundatud kõrgendina, moodustades reliefse pinna, mida sõrmed saavad kindlalt lugeda. Samal ajal kui nägijad püüavad raskesti loetavaid Rooma tähti dešifreerida, saab pime lugeja puudutuse kaudu kohe sõnumi tähendusest aru. Punktkiri asetub visuaalse teksti peale nagu suunav käsi, tuues esile selle, mida silmad ei suuda näha. Nende kahe kirja, ühe vaevu nähtava ning teise käega katsutava ja reliefsena esile tõusva koostoime loob võimsa mõtiskluse tajust, privileegist ja ligipääsetavusest. Vaibast saab inimkommunikatsiooni kihiline käsikiri, Rooma kirja ajalooline ilu, mida pimedus summutab, ning punktkirja selgus, mis tõuseb selle kohal esile nii sõna otseses kui ka sümboolses tähenduses.